Tere hommikust! Mina olen Maalehe põllumajandustoimetaja Marju Reitsak ja täna olen ma siin stuudios, võiks öelda, et kahe paari isade ja poegadega. Seda sellepärast, et praegu me arutame põlvkondade vahetust põllumajanduses. Ja minu paremal käel siis istuvad Maks ja Meelis Mõttus Lõunapiimast ja minu vasakul käel siis istuvad Janel-Jan Markus Lohvart ja tema isa Jaak Lohvart, kes on teraviljatootjad. Ja esimene asi siis olekski see, et palun tutvustage ennast ja oma ettevõtet ja rääkige, millega te tegelete ja milline on teie roll siin selles ettevõttes tänasel päeval just. Ja võib-olla siis võiks alustada Maks ja Meelis. Tere ka minu poolt, et mina olen siis Maks ja Lõunapiimast. Ettevõtte ise on juba üle 30 aasta vana. Täna tegeleb siis piimatootmisega, umbes 400 hektarit maad, 130 lüpsilehma ja siis noorkari. On olnud ka aegu, kus on olnud rohkem loomi ja rohkem piima ja rohkem maad, aga asjade kuidagi loomulik käik on viinud sellele, et oleme natuke mingeid asju kokku tõmmanud ja katsume siis teha asju paremini. Umbes siis 1/3 sellest piimast, mis toodame, töötleme oma meiereis ja 2/3 siis läheb veel suurde meiereisse nii-öelda müüme toorpiimana maha. Ja Meelis on selle ettevõtte alustaja siis ja looja, ütleme vana kohaliku koloosi lagunemise käigus. Tema võttis selle ette ja hakkas edasi vedama. Ja võib-olla ta ka ütleb siis ajaloost midagi. Jah, tere hommikust, mina olen Meelis Mõttus ja ma olen siis selle metsavenna või selle Lõunapiima nagu asutaja. Ja tõesti 94 oli see aasta, kui me enampakkumiselt ostsime erinevaid. Alguses oli selline erinevaid arenemise plaane ja loomulikult mõtlesime ja unistasime ka, et saaks kiiremini kõrgemale kaugemale, aga õnneks see unistus läks kiiresti mööda. Me saime käia maailmas ringi ääremaades ja vaadata, et kuidas seal toime tullakse. Ja siis seda unistust tahtsime hakata realiseerima niimoodi, et me teeme ikkagi kõige paremaid asju ja kunagi tahaks jõuda kõvade juustudeni, mida on võimalik siis küllaltki kaua aega realiseerida pärast valmimist. Et lühidalt on kõik. Kas te olete jõudnud nende kõvade juustudeni? Ütle kohe ära ka. Selles mõttes, et me ei ole jõudnud kõvade juustudeni, me oleme jõudnud poolkõvade juustudeni. Meil on jõudnud kohale esimene Gruyère'i või kes siis prantsuse nime tahab kuulda, siis Comté tüüpi juustuvormid, mis on 650 sentimeetrid laiad ja 60 sentimeetrit kõrged ja juust siis pärast tuleb siis vastavalt 14 sentimeetrit kõrge ja 650 lai. Aga see on väga hea juust. Aga me oleme ainult vormid on kohal. No siis on veel natukene ainult. Kui meil robotlauda avamine oli 7 aastat tagasi ja siis ma unistasin ülikiirest arengust, et me jõuame, ütlesin avamisel, et me tahaksime jõuda 10 aastaga Comté tegemiseni, siis ma arvan, et ma enam-vähem panin täppi. Praegu on 7 aastat või 8 aastat läinud vist sellest robotvarmi avamisest. Väga hea. Nii, kuna juba üks poeg võttis üle, et siis Janel, räägi sina. Jah, et siis ma olen Janel Markus Lohvart ja ma võtsin oma isalt ja Jaakult üle või oleme ülevõtmisprotsessi poole peal. Et ega meil ei ole sellisest pikka ajalugu selle põllumajandusega, et mis alustasid mingi 2012. 12 jah, mina olen siis Jaak Lohvart ja
Et me ei ole jah siuke traditsiooniline, et seal 90ndate alguses, et kuigi siis peale EPA-kooli lõppu ma olen õpetatud agronoom, et siis sai kasvatada porgandit mõned aastad ja ka kuna turg oli selline, et ei soosinud seda, ütleme, oli vaja aasta ringi seda porgandit nagu tarbijatele anda, aga lihtsalt ei olnud selliseid hoiukohtasid, et kuskil 3-4 aastat sai kasvatada siis. Ja siis suundusin taimekaitse ärisse, et ja ütleme nii, et siis sealt sujuvalt nüüd olen 100% läksin teraviljakasvatuse peale ja tänaseks siis on meil ka üks 400 hektarit haritavat maad 2 peale pojaga ja mina teen nagu siis seda agronoomi poolt ja poeg on siis nagu ütleme juristi abina. Et selles suhtes jah, et me ise toodame 2 ettevõtte alt ja tootmine on ikkagi mitmetel põhjustel 2 jaotatud, et üks põhjus, miks me ka siin jätkusuutlikus põlvkonnavahetusest räägime, on ikkagi see, et see põllumajandusettevõtte ülestöötamine on elutöö ja elutöö eest võiks saada väärtuslikku hinda ja selles suhtes ma ise olen ka veel üliõpilase rollis, et vaesel üliõpilasel ei ole raha seda välja osta, et siis pigem on selline jätkusuutlik rendihinnal põhinev tasustamine, see ülevõtmisprotsess meil olnud. No, väga hea. Teeme nüüd ühe kiire soojendusringi veel, et kui te mõtlete oma ettevõtte peale praegu, täna, sel päeval just, et siis mis on olnud viimase aja üks kõige suurem rõõm ja samal ajal ka kõige jubedam väljakutse? Maks? No ma arvan, et kui võtta nagu viimast 3 aastat kokku, siis võib-olla kõige suurem rõõm on olnud siuke suhteliselt stabiilne piima kokkuostu hind ja selle aasta põhjal siis võib-olla, et oleme selle rohusööda koguse nagu mõistlikult kokku saanud. Ja siis meie ettevõtte puhul võib-olla see ka, et oleme mingid asjad saanud refinantseerida normaalsetel tingimustel ja ikkagi nagu iga aasta suutnud areneda ja mingisuguseid investeeringuid teha, et lihtne pole olnud, aga ütleme, et sellest 3 aastast eelnevad aastad pole ka lihtne olnud, nii et teame, mis me teeme ja meil on endal mingisugune visioon ees, et sinnapoole nagu liigume. No Meelis, kas oli see juustuvorm või tuleb midagi veel? No selles mõttes Maks vist jättis mulle ütelda, et tegelikult on kõige suurem viimase aja rõõm on see, et Maks täna või eile õhtul kirjutas agregeerimisteenuse lepingule alla ja meil on ma ei teadnud ennem üldse, mis see sõna tähendabki, aga täna on reaalsus see, et see leping on alla kirjutatud ja meil on 2,4 megane akupank. Ja see 2,4 megane akupank võimaldab meil siis osta ja müüa elektrit meile kõige kasulikumal moel. Ta annab meile võimaluse, tehnilise ja finantsilise võimaluse ehitada heinaküün 2 robotiga lauda jaoks parajalt suur. Ja see heinaküün kuivati ja kui see heinaküün kuivati seal mõnistes valmis saab, siis avanevad siukse juustu tootmise kõrgliiga väravad. Meie jaoks ja põhimõtteliselt Eestist ei ole ka praegust sellist juustu, millega saaks seal nagu rääkida ja olla. Aga mis seal siis edasi toimuma hakkab, see sõltub juba meist endist ja nõustajatest ja paljudest muudest asjadest. Aga see tehniline ja finantsiline võimekus meil on põhimõtteliselt lähemal ajal saabumas, et me saame seda teha. Nii, Jaak? Et siit, ütleme nii, et ega see 3 viimast aastat teraviljakasvatajale ei ole olnud väga rõõmus aeg. Et siin 2 viimast aastat
olid suhteliselt ilmastiku tõttu olid siin saagid olid kehvad ja hind nagu oli enam-vähem, et see aasta on saaki on, aga jälle hind on kehva. Et rõõmustab see, et oleme nagu ellu jäänud ja ei ole nagu mingisuguseid suuri võlgasid ja oleme ka kuigi palju suutnud nagu investeerida. Ja kahe mehe mõistusega on see asi nagu praegu ikkagi toimib edasi. Et aga jah, et keeruline on, ütleme, puhtalt teravilja kasvatajal tegelikult täna, et võib-olla piimakarja kasvatajad on ikkagi natukene eelisseisus, et tõesti see piima hind on, mina ütleksin, et väga hea praegu aga meie probleem on ka selles, et meil on kõrval on Väätsa Agro, ja meil ei ole nagu eriti kuskile nagu areneda, et need suuremad investeeringud ikkagi algaksid sealt võib-olla 700 hektari pealt, et aga neid hektarid täna ei ole nagu, et kuskilt nagu saada. Siis ma enda koha pealt ütleks ka veel kiiresti, et ma ise olen ainult 3 aastat tegutsenud, et selles suhtes mul kõige suurem rõõm on alustamise rõõm praegu lihtsalt olnud ja eks raske poole pealt juba sai mainitud, et see teraviljakasvatuses ei ole olnud kõige lihtsamad 3 aastat, aga oleme hakkama saanud ja tundub, et ikkagi paneme veel edasi, et pille kokku ei paki. Väga kena. Igal juhul nüüd räägime siis asjast ka, et kuidas see põlvkondade vahetus teie ettevõtetes alguse sai ja öelge sinna juurde kohe see ka ära, et kuidas isadel sai selgeks, et poeg hakkab ettevõtet üle võtma ja kas see oli juba lapsest saati teie plaan olnud või siis kuidagi juhtus orgaaniliselt, Meelis? No minu plaan kindlasti see lapsest saati ei olnud, sellepärast et mul on 2 last, poeg ja tütar ja tegelikult mõlematel on ikkagi olnud vabadus valida elus seda, mida nad teha tahavad. Et ja loomulikult olen ma siis selle nimel sealt tegutsenud ja niimoodi tegutsenud, et lapsed oleksid tagasi tahtnud tulla sinna, kus ma tegutsen. Ja sellega, millega ma tegutsen, et nad kunagi võib-olla selle tegevuse üle võtaks. Kas siis lapsed või lapselapsed või selline soov oli loomulikult, selline soov on täitsa inimlik, ma arvan, et ja kõigil on selline. Aga kui kannatust on ja kindel plaan on, siis tavaliselt ta nii lähebki. Et Maks oli ka käis Austraalias ja siis või Tšehhis koolis, siis käis Austraalias ja käis suures firmas tööl ja Marju oli 14 aastat Austraalias ja mõlemad oma magistrikraadiga ja väga hea töökoht oli tal Austraalias, aga nüüd ta on tagasi ja Vastruse külla elukaaslasega maja ehitamas. Ja Maks on seal koha peal, mina teda ei sega ja omaniku suhted muutusid meil põhimõtteliselt selles mõttes üleöö, et Maksile ma kinkisin kõik lõunapiima osakud ja Marjule kõik Metsavenna talu ja nii lihtne see oligi. Üleöö. Kas nad tahtsid või ei tahtnud, Marju oli siis veel Austraalias ja ma olin siis, tegutsesin, ma olen arendusjuht ja sõnaõigust, mu nõu üldiselt enam-vähem kuulatakse, kuigi mitte eriti, aga mul ei ole endal jälle allkirja õigust, et me peame siis kompromissi leidma, kui me midagi investeerida tahame. Kuidas see oli, Maks? Kas see oli niimoodi? Või sa tegelikult tundsid ikka kohustust, et peab, midagi ei jää üle? Otsest kohustust ei tundnud, et kuna ma olen lapsepõlvest saati nagu Meelise ettevõtete või ütleme nii, et Meelise ettevõtmiste juures olnud ja kaasa löönud, aga sellist asja nagu mõnedel juhtudel, et juba lapsest peale hakkad kuskil laudas isa või ema või kellegiga tädiga kaasas käima, et seda asja ei ole nagu kunagi olnud, et kuna meil on neid ettevõtmisi olnud rohkem kui ainult see põllumajandus ja neid on liidetud ja lahutatud ja ühte rohkem tehtud ja siis jälle teist rohkem tehtud, et
tegelikult võib-olla lapsepõlves möödus nüüd rohkem seda tegevust seal just Metsavenna talus, et õega siis seal aitasime oma jõududega ja siis ja pärast keskkooli siis tegelikult minul oli nagu võimalus, kaks võimalust oli minna õppima, kas minna majandust õppima või siis põllumajandust, et mõlemasse sain nagu sisse, et siis ikkagi otsustasin põllumajandust minna, võib-olla oleks olnud lihtsam tee minna majandust, aga seda tagantjärgi ei oska nagu kunagi öelda. Võib-olla Meelise puhul ongi see, et lapsest saati on nagu oldud seal samas juures ja sees ja nähtud seda seda töökust ja tegemistahet, et see ei ole siiamaani nagu üle tal näinud ja ilmselt tema ei lähe nagu kunagi pensionile, et sellega on nagu kõik arvestanud, et ja siis käisin seal Maaülikoolis ära ja siis sellel ajal hakkasin nagu rohkem selle põllumajandusega tegelikult üldse nagu ennast siduma, ma ütleksin, et ja siis see siukse tuli nagu ma arvan orgaaniliselt, eks meil tulid seal päris suured mingid struktuurimuutused ja kuna meil oli algul 2 farmi, siis 1 farm sai kinni ja päris palju inimesi koondatud ja tagantjärgi võib öelda, et selle oleks pidanud varem tegema ja mingisuguseid asju teistmoodi, aga täna on niimoodi, et põhimõtteliselt selle ettevõtte majandame 6 inimesega ära ja kellest siis mõned on lätlased, et eestlasi on ainult 4 tükki ja ma arvan, et saame hakkama ja katsume siis liikuda oma eesmärgi poole, et mingit sundi ei ole olnud seda teha, aga jah, see tegutsemistahe võib-olla see ongi kõige rohkem isalt tulnud, et Jaak? Ütleme... Küsimus on meeles? Küsimus, jah, ikka. Tegelikult hakkab vist juba peaaegu meelest ära minema. Et esmakordne nagu siukene eetris olek peale näiteringi kunagi koolis. Aga jah, et meil oli sedasi kujunes välja, et mina nagu, Janel on alati nagu loodust armastanud ja olen 25 aastat jahtkonna esimees olnud ja selle suuna pealt nagu sinna maa poole nagu last suunanud ja loomade armastus ja siuke nagu on tal alati on olemas olnud. Aga ma ei ole olnud sellest kindel, et peaks olema nagu põllumajandus väljendus tal, et ja nii palju, kui ma sain, siis nagu suunasin juura peale teda. Aga ütleme nii, et seal 2 aastat sai ta juurat ära õpitud ja see moment nagu tekkis siuke lahkeli, et kas ta nüüd tahab juurat õppida edasi või läheb ta siis, tuleb ta aitab mul põllumajandust nagu teha. Et see huvi oli olemas ja tuligi siis 1 vaheaasta ja poeg siis tegi endal traktori ristiload ära ja käis ka Olusteres koolis põllumajanduskoolitused tegi läbi ja ütleme nii, et mina näiteks ei ole elus kombaini roolis olnud, et näiteks tema rahulikult võtab vilja ja ei ole probleemi nagu selles suhtes, et ma alati olen saanud nagu selles suhtes tehnikaga läbi, aga mind ei ole nagu tehnika poole nagu kunagi kutsunud, ütleme nii, et ma näen, et pojal on nagu seda annet rohkem. Janel, ma küsin otse. Mis sul arus on? Sa olid saamas juristiks ja siis nüüd hakkasid põllumeheks hoopis või? Eks seda suunamist sinna juristi poole on nagu kogu aeg olnud ja ma arvan, seda on ikka veel, et põllumajandus ei ole see, kus sa tegutsema peaksid või et mitte see, et ei peaks tegutsema, aga et see ei ole nagu võib-olla jätkusuutlik, aga
selles suhtes ma olen ikka ise praegu jurist ja ega ma tõenäoliselt järgmine aasta samal ajal olen juba võib-olla ka advokaat, et selles suhtes ma leidsin võimaluse, kuidas kaks need maailma kokku viia ja minu jaoks oligi see, et minu jaoks nagu laabus asi nagu selles suhtes hästi, et paps mulle rääkis, et oli vaheaasta ja ma armusin nagu põllumajandusse selles suhtes, et mulle nagu väga meeldis see, et ma saangi nagu põllu peal olla looduses, ma ei pea kuskil linnas olema, et see linnaelu nagu väga ei istunud mulle, aga siis leidsin endale Trinity, kus on põllumajanduse töögrupp ja siis et nüüd saab kõike teha, saab põllumajandust teha, saab linnas tööd teha ja saab ka natukene võib-olla panustada põllumajandusse läbi selle, et natukene seda läbi esindusorganisatsiooni vedada, et minu järglastel või selles suhtes, et kui mul peaks siia lapsed olema, et kui mind juhatusse valiti Eesti Noortalunikest, siis ma ütlesin seda, et ma tahaks, et kui mul lapsed on, et neil oleks nagu võimalus maal elada ja et maaelu oleks nagu täiesti välja surnud. Ja ma arvan, et nagu see on ka see, mis praegu mind on nagu edasi vedanud selles, et tegeleda põllumajandusega, tegeleda põllumajandusõigusega, aga samas tegeleda ka esindusorganisatsioonis. Siinkohal ma küsiks kohe edasi, et sa ütled, et sa suudad nii seda oma ühte kui ka teist tööd siis ühildada, et kuidas teil ettevõttes on rollid igapäevases töös siis jaotunud, et mida siis sina teed ja mida teeb isa? Isa teeb oma ettevõttes seda, mis ta tahab ja ma pigem teen siis oma ettevõttes seda, mis ma teen, et juhtimisrollid on ikkagi erinevad, aga selles suhtes, et see aasta on nagu esimene, kus ma võtsin endale ka töötaja selles suhtes, et pindala ei ole piisavalt, ühe töötajaga saab hakkama ja teine asi on see, et ega ma enda suvepuhkused või puhkused veedan põllul ikkagi, et ma ajastan seda niimoodi. Aga roll on ikkagi see, nagu mul enne isa ka ütles, et ma ei ole agronoomiat õppinud, see Olustõre see üks aasta see ei anna nagu piisavalt seda teadmist, et nüüd praktikast nagu ikkagi õpib rohkem, et ikkagi seda agronoomia teadust ei ole, et nendel agronoomilistel otsustel usaldama veel teda, aga eks ma ikka igal pool ringi ja kuulan ka ikka huvitavaid mõisteid ja asju, et peaks ikkagi äkki midagi muud vahepeal proovima, et see võimalus on mul olemas. Ja see teine roll nagu ongi, et kahe peale, nagu mul paps ennem ütles, et kaks pead on targem kui üks, et suuremad otsused või need ikkagi nagu räägime läbi ja ikka iga päev nagu suhtleme oma vahel, et kuule, et mis peaks tegema või kas peaks nii tegema või kuule, mis siin juhtus või mis seal tehti. Et selles suhtes ma arvan, et meil on nagu ikkagi suht kindel nagu rollijaotus ja selles suhtes mõlemal on võimalus teha seda, mis heaks peame. Sa keerutad nii palju, ütle nüüd, et kes külvab, kes künnab ja kes üles võtab? Selle jaoks on ikkagi töötajad. Selle jaoks on töötajad? Ja mina. Okei, väga hea, sain teada, sina oled roolis. Nii, Meelis, Maks, kuidas teil on? Meil on niimoodi, et Meelis ühtegi agronoomilist otsust ei tee, et kõik, mis taimekasvatusse, loomakasvatusse puutub, need otsused teen mina. Meil ei ole eraldi, ei ole taimekasvatusjuhti või agronoomi ega loomakasvatusjuhti, et need otsused teen mina ja kogu see põllumajanduspool on tegelikult minu teha, et Meelis on, kuna jah, meil on neid teisi ettevõtmisi ka, siis Meelis on rohkem nagu pigem seotud nendega, eriti siis võib-olla viimastel aastatel selle Meierei tegevusega. Meelis, tahad öelda midagi? Ei, jah, selles mõttes, et meil on küllaltki väga hästi, et ma ei tea isegi, kui palju meil lehmi on näiteks või kui palju need lehmad piima annavad, ma ei oska sellistele küsimustele vastata, aga samas olen ma ei tea, nädal tagasi olin ma traktori roolis hommikul kella 8 õhtul kella 10, siis brigaadis oli 8 traktorit ja kõige odavam tööjõud olin mina selle farmi juures. Et loomulikult ma aitan, aga paberite järgi olengi, ma olengi seal Metsavenna talus ja Lõunapiimas olen arendusjuht ja minu igapäevane tegevus ongi
põhimõtteliselt mõelda selle peale, kuidas me saame homme ja ülehomme hakkama. Ja see homne ja ülehomne hakkame saamine sõltub suuresti energeetikast, et kuidas sa seda suudad ära kasutada, kus sa seda saad, energiat, millega siis neid kõiki tegevusi teha. Ja teine siuke suur asi, millega ma tegelen, on see, et milline see piim peaks olema, et sealt maailma parimat juustu teha saaks. Ma otsin internetist välja neid võimalusi, mul on tahtmised kõik täpselt teada, ma inglise keelt ei oska, guugeldan, kasutan erinevaid abisid ja kui vaja kuhugi näiteks Šveitsi või Prantsusmaale sõita, siis kas Marju või Max tuleb kindlasti kaasa. Aga minu töö on arendustegevus. Ja ma juba ütlesin, et kõva juust on see, kuhu me jõuda tahame. Mind huvitab veel, et kuidas need peresuhted teil on, et tegelikult nagu te ju, kas te sööte ühise köögilaua taga ja kuidas te lahendate konflikte, et ma kujutan ette, et isa ja poja konflikt nagu võib-olla on natuke teistsugune kui äriüksuses võib-olla tekivad erimeelsused, et mismoodi see käib? Max, räägi. No meil on niimoodi, et ega ma arvan, et 80% söögilaua juttudest on ka tööga seotud, et kas liiga palju ei teki sellist tunnet, et appi ma tahan maha sellest rattast korraks ja üldse jätke mu hing rahule? Ei, no eks ikka on ju neid kehvemaid aegu, kui mingisugused sellised mõtted on, aga Meelisega suudame nagu, ma arvan, mingi 2 reisi aastas koos teha, et ju siis ei ole ikka nii palju saanud, et ükskord käime kindlasti suusatamas ja siis teine kord on tavaliselt ongi kas siis mingisugune tööreis või messikülastus või midagi sellist, et ja konfliktide mõttes, eks me ikka mõlemad selles suhtes ütleme oma arvamuse välja, võib-olla mingi hetk korraks on nagu tuline, aga tegelikult me saame ju mõlemad aru, et me liigume ikkagi nagu ühe eesmärgi suunas ja nii riidu nagu ei ole veel läinud, et täitsa nii-öelda üldse ei räägi üksteisega, aga siukseid mingeid asju ikka tuleb mingi aja tagant, et millega üks on nõus ja teine ei ole, aga kuna ma ütlesin, et me saame koos reisil käia, siis ma arvan, me saame suhteliselt hästi läbi ja ma võin öelda nagu, et minu isa on minu sõprade sõber samamoodi, et kuna tema kunagi pensionile ei lähe, siis ta ongi selline nooruslik võib-olla või siuke tegutseja. See oli nii kaunis kirjeldus, et Meelis, sa ei saa midagi öelda, et seda ära rikkuda. Jane, räägi sina. Ei, meil nagu siukest ühise söögilaua taga siukest olemist ei ole, kuna lihtsalt mul endal on nagu elu natuke teise suuna võtnud, aga selles suhtes, et ma arvan, et meil nagu ennem ka nagu räägitud sai, et siukesed otsuste vastuvõtmised või nagu meelestatud oleme ka ikkagi samad, et isal on mul ikkagi ma oma isa sõprade sõber ei ole selles suhtes, et tal on ikkagi neid tutvusi asju on nagu rohkem, aga ma ütleks et ikkagi meelestatus on meil sama. Et mina lisaksin seda, et kui siin kogu aeg nagu ütleme selle põllumajandusega nagu tegelema hakkas rohkem ja siis mina arvan, et on oluliselt paremaks on meie omavahelised suhted läinud, et võib-olla me enne rääkisime korra nädalas telefonis, et ma ei näinud ma ei tahtnud noort inimest nagu segada, aga täna või ütleme see viimased 3 aastat on sedasi, et me suhtleme igapäevaselt ja arutame nagu ühte teist, mis seal põllul on ja töömeeste asju ja ütleme nii, et suhted on oluliselt paremaks läinud ja ütleme nädalavahetustel siis ja poisi, ütleme Janelil puhkuse ajas siis ütleme saab nagu rohkem nagu koos olla
ja noh, ütleme, meil on ka jahihuvi on nagu ta on ka, ütleme, jahtkonna juhatuses ja et noh, selles suhtes, et suhtlemist on ja see põllumajandus on nagu liitnud, ütleme, meid päris kõvasti. See on olnud võimalus siis üksteist uuesti leida või niimoodi nagu hakata jälle koos asju ajama, tahad sa öelda? Ma päris sedasi ei ütle, et tegelikult me oleme nagu kogu aeg saanud hästi läbi, aga lihtsalt see suhtlus, et ma olen kogu aeg tundnud, et noh, ma olen nagu vanem, on ju, et ma ei sega nagu noorte asjadele vahele. Et kogu aeg, noh, silm on kogu aeg ju peal olnud või noh, et noh, ta läks ju, ütleme, kodust läks välja ju Nõo reaalkooli, tähendab õppima juba peale noh, põhikooli, et selles suhtes, et ta on ju kodust on ju eemal juba pikalt on ju olnud, et selles suhtes noh, on natuke teistsugune, aga mina leian praegu jah, et see põllumajandus on nagu see ühistegemised ja asjad on ikkagi meid liitnud ja noh, ütleme ausalt, et igapäevaselt ja kõik, ütleme seal endalgi nüüd, ütleme maaleping, rendilepingud ja kõik, noh, lasen ikkagi pojal üle vaadata täna. Praegu on olnud 3 rasket aastat sisuliselt põllumajanduses, noh, see 3. hakkab varsti läbi saama. Et kuidas te üldse tulete toime selle vaimse poolega ja see on ju raske, et igal kevadel minnakse suure rõõmuga jälle nii-öelda põllule ja loodetakse, et seekord läheb õnneks ja siis jälle ei lähe, et kuidas te hakkama saate ja kuidas te toetate üksteist selles kehvas ajas nii-öelda? Meelis? No selles mõttes, no piimaga ja kui me juustu teeme, meil on noh, näiteks 3 aastat on põhimõtteliselt nende juustude ja piimatoodete hind enam-vähem samal tasemel olnud, et noh, stabiilsus on küllaltki enam-vähem etteaimatav, aga ilma ei tea kunagi ja noh, maks alati põeb ja sel aastal ongi silo põhimõtteliselt ühe põllu pealt on juba 5 niide tehtud ja silo on peaaegu 2 korda rohkem, kui tegelikult vaja on. Aga vaja on teha, et põllud on paremaks läinud. Aga ega noh, ma ise tegelen muude asjadega ka ja siis neid, ütleme, puidusektoris, meil on siin Metsavenna talul lisaks juustu tegemisele, me teeme ka klaasikaste, puidus klaasikaste ja ega puidu sektoris ei ole ka olnud kõige paremad ajad ja seal on ka volatiivsus küllaltki suur olnud, et on kõikumisi siia ja sinna ja puiduhind on vaatad, no viimase 3 aastal jooksul on puiduhind kindlasti suuremaid hüppeid teinud üles-alla kui piimahind. Ma mäletan, piima kõige drastilisemat hinda on see, et märtsis oli piimahind 42 ja septembris oli 18. Kasavoogudes on siis üle 2 korra langust ja ma pidin sellega üle elama. Nii keerulisi aegu täna ei ole olnud, kui tookord oli. Nüüd meil on olnud, ütleme, puidusektoris on, kui me praegust ostame 200-ga, vahepeal see 160-ga kõige madalama positsiooni lauda, siis mõni aasta tagasi oli see hind 340-360 eurot tihu. Et nii suured käärid on olnud, aga kui sul on kogemusi, siis sa üritad siis sellest olukorrast välja tulla. See on olnud väga keeruline. Eriti siis, kui Vene kriis oli, kui piima hinna langus oli nii suur. Kõik pangad usaldasid, kõik uskusid neid, kes siis arvasid, mismoodi see tulevik tuleb ja usaldati sulle liisinguid. Ja siis, kui see hinnalangus nii suur oli, no siis analüütikutel ikkagi kõigil olid oma palgad ja preemiad, aga talumees pidi siis selle asja üle elama. Et need ajad olid ikka, seda viimast 3 aastat, nende ajadega võrrelda ei ole võimalik. Need on praegust, kui praegust ütleme seda viimast 3 aastat kriisiga nimetada, siis ma ütlen ka, nagu siin meil Eestis targad poliitikud on öelnud, et sellises kriisis ma tahaksingi elada. Aga samas on ju raha väärtus on tohutult langenud, et sa ütlesid, et hind on enam-vähem sama 3 aastat olnud juustul, aga need eurod ei maksa enam sama palju kui 3 aastat tagasi ju.
kindlasti, aga meil on selles mõttes, et me oleme edasi arenenud, meil on paljudes kohtades efektiivsus on tõusnud, me teeme paljusid asju oluliselt targemalt ja me suudame praegu tegelikult juba energiat ka kasutada natukene targemalt, meil on elektribuss juba 3 aastat sõitnud, meil on kiirlaadija ehitatud, meil on 4 AC-laadijat, meil on mitu elektriautot, Maks käib ka täis elektrilise autoga Tartu linnast maale tööle. Me hoiame raha selle koha pealt igalt poolt kokku ja see on andnud tulemust ja see on andnud nii head tulemust, et kui mul naine käis eile Võru Maximarketis, siis meil on seal ökopiim 10% odavam kui tavapiim täis ja keefir on 20% odavam kui intensiivsel tootjal, sama toode, täpselt sama kogus erinevas pakendis küll, aga nii kaugele me oleme jõudnud, ja ma arvan, et see sama energiasse normaalne suhtumine ja energeetikast võimaluste otsimine, seda meile tulevikus pakubki, et me teeme täpselt sama asja, mis me täna teeme, me teeme juustu, me teeme kaste, saematerjali, me saeme palki, lööme kokku, aga me ei kasuta varsti enam fossiilseid kütuseid. See aeg ei ole enam kaugel, nii uskumatu, kui see ka ei ole, aga me oleme sinna päris lähedal. Me saame 1,5 kuu pärast öelda, et kõik need piimatooted, mis me seal mõnistes valmistame, me viime Lõuna-Eestisse laiali ilma fossiilsete kütusteta. Me saame teise elektribussi kätte, mis on Toyota Approach Maxi, kus on 4250, on täis mass. Et me ei ole siuke, kes rohe mingi juttudega kunagi tahab hiilata või kuskil või rohepessust või millestki räägib. Me lihtsalt tegutseme selle nimel, et meil oleks tootmine odavam. Ja paratamatult siis tuleb neid võimalusi kasutada, mis pakutakse. Kuule, see on vägev, sa peaksid olema eeskujuks ikka väga paljudele sellisel juhul, et kui sa suudad oma tootmist niimoodi juhtida, et elektri peale sisuliselt varsti enam raha ei kulugi. Aga Janel, kuidas on sellega, et kas sa tahad ka siukses kriisis elada, nagu praegu on? Ei no, ma arvan, keegi taha siin kriisis elada, aga ma arvan ka, et see originaalne küsimus oli, kuidas me sellega nagu oleme hakkama saanud. Ma arvan, et see ongi nagu, langeb sellele, et ikkagi omavahel tuleb koostööd teha ja nendes rasketes oludes tuleb lihtsalt nalja teha. Et ega, kui on raske, siis ikkagi naeratad, teed nalja ja lihtsalt mõtled, et kuidas paremini saaks teha ja tavaliselt ikkagi ma arvan, et mingid lahendusi leiab ja ma arvan, et praegu ongi ikkagi nagu need mingid lahendused leitud. Et eks ega riik tuli eelmine aasta, kuigi palju ikkagi talunikele vastu, et see aitas seda kriisi natukene ületada. See aasta võib-olla mingid jutud on, eks näis, aga ega kokkuvõttes ongi see, et selg selja vastu ja lihtsalt koos edasi, ega seal midagi ei ole, et ega lõpetamine ka nagu võimalus ei ole, et ma arvan, et küll paremaks läheb, et võib-olla sükest, mul vähemalt endal võib-olla on seda naiivsust veel sees, et küll paremaks läheb või küll mingi lahendus ikkagi leiab ja ma arvan, et süke pime optimism või mõnes mõttes ka pime naiivsus, et midagi väga halvasti võib-olla ei lähe, et võib-olla see on nagu see, mis on nagu edasi viinud. Nüüd te olete kõik juba mõnda aega tegutsenud nii koos kui eraldi ja kogemusi kogunud ja saanud aru, et mis see põlvkonna vahetus siis teie ettevõtmistele tähendab täpsemalt. Et kui te mõtlete selle peale hetkeks ja peaksite andma teistele peredele soovitusi, et kuidas see sama asi läbi viia ja valutult läbi viia, et mis need soovitused oleks siis, et teie enda kogemuse põhjal nii-öelda? Maks? Ma arvan, et siin mingit ühte soovitust ei ole, aga võib-olla siis lasta kõigil oma osa teha ja niisugust mikromanageerimist nagu pigem siis mitte teha, et nõu ikka võib küsida, aga nagu midagi tuubeldada ei ole mõtet ja niisugune normaalne läbisaamine
ma ei tea, mul on lihtsalt, ongi see, et kuna meie pere on niisugune väga ühtehoidev, meil on kõik asjad nagu lihtsalt läinud, ka see üleandmine, eks on samamoodi olnud mingisuguseid probleeme, aga ma arvan, et igal juhul on ju kõige lihtsam anda enda perele üle, sest neid inimesi üldiselt sa võiksid kõige rohkem usaldada. Kas sa tahad öelda ka seda, et kõigil peavad nagu rollid selged olema ja tuleb kokku leppida, et mida keegi teeb? No mõistlik on, et eks töö käigus ka ju need asjad muutuvad, aga üldiselt siis, kui kõik teevad oma osa hästi, siis see asi võiks ju töötada. Meelis, mis sa lisad? No selles mõttes küll, et mina usaldasin kohe, et sa pead järgmist põlvkonda usaldama, et kui sa ei usalda, ja tahad, et kardad, et annad oma vara siis uuele järgmisele põlvkonnale üle ja ta võib selle niisama ära kulutada. Kui see üldiselt on inimesed ikkagi juba näha, kui ta on mingi hetk ikkagi täiskasvanud ja mingi aja tegutsenud. Sa saad aru, et kellelegi sa pead seega, ma ei ole sihukest inimest kohanud, kes tahaks oma varandusega hauda minna. Kirstul taskuid pole. Seda tahad öelda? Ja selles mõttes, et ma ise sain ka onu käest raha, et mõniste kolhoosi osta, kes oli 51 aastat Eestist ära olnud, selle onu käest sain raha, et Eestile midagi kasulikku teha. Ma arvan, et ta usaldas mind sellepärast, et ta nägi, mis ma olin juba teinud ja isa õe käest sain samamoodi osaluse mingi päris suures talus. Ja niimoodi, et ei näinud, et nad oleksid hauda tahtnud kaasa viia oma asju. Ja siis samamoodi on endal ka, et ei põe selle pärast üldse. Jaak, sa pole ammu sõnavooru saanud, et ütle nüüd. Ma olengi vaikne inimene, et ütleks jälle küsimus meelest. Küsimus oli see, et kui sa peaksid andma mõnele teisele perele nõu, et kuidas oma asjad lastele üle anda, et mis nõu see oleks siis? Väike nali see oli küll, et ei mäletanud, et aga minu nõu nagu võib-olla on sedasi, et ega vägisi ei ole mõtet hakata lastele tähendab asju nagu üle andma, et kui ikkagi näha on, et ei ole huvitatud sellest, siis ongi tuleb kas siis ennast süüdistada või siis lihtsalt tulebki leida mingisugune teine variant, on ju, et igaüks las ikkagi valib oma tee nagu ise. Ja võib-olla teinekord on see tee nagu keeruline, et võib-olla on ka mingi moment on ju, inimene mõtleb, et müüb selle maha, on ju, jagab selle raha ära, on ju, aga võib-olla paari aasta pärast on see tütar või poeg, on ju, tahtmist täis on ju seda tööd nagu jätkata, et alati ei saa nagu kohe nagu seda järeldust teha, et noor ei taha see põllumajandusega tegeleda, sest ütleme päris ausalt öeldes, mina näiteks ei teadnud 12 aastat tagasi, et ma hakkan põllumajandusega nii intensiivselt tegelema, nagu ma täna, ja poja puhul, ütleme, 3 aastat tagasi ma ka ei uskunud seda, et ta, ütleme, kombaini roolis sõidab ja võtab vilja. Et paraku see elus edasi on ja tuleb kõiki asju, tuleb rahulikult võtta ja natuke seedida ja siis on kõik korras. Janel, võta kokku nüüd see pikk ja keeruline teema kiirelt. Ja kiirelt, et väga palju aega ei ole jäetud, aga ma arvan, et selline soovitus nagu vanematele, kes tahavad nagu oma lastele midagi üle anda, aga lapsed ei taha väga üle võtta, siis üks soovitus on see, et ikkagi Lääne-Euroopast on praegu trendi näha, et noored ikkagi tahavad võib-olla natuke maale tagasi tulla, et nagu ärge veel peate eest norgu laske, et võib-olla tuleb see huvi ja teiseks lihtsalt ongi see, et vägimisi ei saa ja mul isaga on hea, et see põllumajandus nagu viis meid rohkem kokku, aga ma arvan, et ikkagi tuleb nagu arvestada, et teatud riskid on ja lihtsalt ei tohi usaldust ka ära kuritarvitada, et üks asi on usaldada seda oma elutööd, et anda üle, aga samas ei tohi seda usaldust ka nagu ära kuritarvitada ja mõnes mõttes võib-olla lihtsalt ongi, et valmistuda selleks, et midagi võib valesti minna ja
ei ole mõtet oma suhteid ära rikkuda sellepärast, et midagi üle anda või mitte üle anda. Väga kena. Mina igal juhul tänan teid siia stuudiosse tulemast ja oma kogemusi jagamast ja kõikidele teistele ütlen, et kindlalt minge edasi oma plaanidega ja te saate hakkama, kõik saavad hakkama.